Kui Kungla rahvas kuldsel ajal see istus maha söömas, siis Vaanemuine murumaal läks kandel lugu lööma. Läks aga metsa mängima, läks aga laadel lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga laadel lauluga. Tere Siiri, mina kuulsin, et siin pidi olema üritus Kungla otsib superstaari. Kas see vastab tõele? Ei vasta. Ei vasta tõele. Minule räägiti, et siit pidid tulema kõige paremad lauljad ja esinejad üldse. Ja mina mõtlesin, olin mina kandega Valga peal, kuulsin mina Siiri nime, kuulsin mina, kus tema asub ja seadsin sammud siia poole. Joo, nii, tore. Aga ütle mulle, kas selline hääl on mulle, kas saaks minust keegi? Superartist saaks sinust. Saaks? Just. No mina, kui ma üksinda kodus peegleid võtan selle üles viisi, siis mulle küll tundub, et see laul nagu väga hästi sealt välja ei tule. Mida aja? Sul ei ole siis üldse maitset? Võib-olla on mul halb maitse. Jaa, ei, väga ilus hääl on. Kui kaugelt kuulasin, mõtlesin, et huvitav, kes see nii lõbusaks ennast keset päeva on nüüd teinud. MTÜ Kungla alustas tegevust 2004. aastal, võttes oma kõige suuremaks eesmärgiks teatri tegemise taaselustamise Valgal linnas. Erilist tähelepanu pööratakse just noorte vaba aja veetmise võimaluste loomisele. Peale muusikalide lavastamise on korraldatud erinevaid noorteüritusi, nagu näiteks Valgamaa poistelaulu konkurss, kooliteatrite festival, mitmeid huvitavaid kontserte, korraldanud rahvusvahelisi noortevahetusi, suvelaagreid, koolitusi ja nii edasi. Aga nagu Kungla üks põhiväärtus ongi see, et me pakume seda huvitegevust nagu täiskasvanud noortele. Pigem on ta rohkem mõeldudki gümnaasiumi astmele ja nii-öelda tudenginoortele. Miks liitusid Kunglaga sina, Sillen? Sest ma võitas. Silleniga oli väga kiht lugu. Iga noorega tegelikult, kuidas ta siia satub, on tavaliselt oma mingi lugu kaasas. Sillen, ma mäletan, rääkisid ta mitu aastat oli väga mõtlenud, et kuidas tema saaks ka Kunglas olla ja ta ei julgenud, sest ta nii otseselt kartis, et ta ei laula piisavalt hästi. Ja siis, kui ta ükskord tuli, siis ta oli vaata üks tublimaid lauljaid. Kuidas mööduvad teie proovid? Minu meelest on enamusse need proovid väga sellised lõbusad, et alati nagu me ei jää lihtsalt seisma ja niisama ringi tolklema, vaid alati me peame midagi tegema, kas siis laulma või proovima tantsa. Kuigi vahest on just see hea, et võiks nagu olla mingi siuke pausike ka, et nagu tahaks selle Liisiga nii väga rääkida, aga no ma ei saa, ma pean tantsima. Mida on Kungla sulle juurde andnud? See on kindlasti eneseväljendus, julgus, oskus, üleüldse julgus esineda ja teha seda, mida sa tahad. Ja ei olegi nagu mingit nagu kartust, et julged kõigele peale. Lava kogemust ja kõike seda asja on andnud, et ja kindlasti rahuldabki just seda esinemise vajadust. Mida annab Kungla noortele? See tohutu meeskonnatöö, sest tegelikult selleks, et etendus õnnestuks, ei tule sul ainult oma rolli täita ja õigel ajal õiges kostüümis lavale jõuda, mida oleks ka kira, kui saaks. Aga ka see, et kogu see lavatagune töö, rekvisiitide vedamine, kardinate üles-alla laskmised, et tehnika ülespanek, pärast kokkupanek, transport, me ju noored ise sõidavad autoga, ise pakime asju peale, et see on nagu ka see, mis lisab nagu sellist väärtust, mida võib-olla publik nagu ei oska nagu vaadata või arvatagi. Et on igal on omad ülesanded ja kohustused ja siis püüame leida nende tugevused ja nõrkused, et kes on head nõela sissepanekus ja kes on musklimehed ja kes tehnikas, et see annab nagu seda lisaväärtust. Miks on MTÜ Kungla vajalik? Noortel peab olema mingisugune eneseväljendusvõimalus ja ma leian, et MTÜ Kungla on selleks suurepärane võimalus, et tänu Siiri ja Reeda agarusele, töökusele ja tahtmisele on see asi ikkagi päris suureks kujunenud ja seal on noortele suurepärased võimalused. Kust tuleb juhendajate energia seda kõike teha? See on selline küsimus, millele ma olen ka ise mõelnud ja ma ei suuda sellele vastust leida. Et kõik need Siiri unetud ööd, ta
kogu selle aja ju võtab töö ja pere kõrvalt, mis ta selle MTÜ Kunglaga tegeleb. Et kõik see töö ja vaev, mis ta on teinud, et ma ei saa aru, kus see energia tuleb, et minul ei ole nii palju energiat. Et see on fenomenaalne. Tahaks öelda nii palju, et suur aitäh Siirile selle kõige eest, et MTÜ Kungla on teinud minust teise inimese.